Raske on muidugi kokku võtta, et alguses tekkus mul esimene reaktsioon kohe sellega, et ühtse Eesti kogu NO99 etendusel olid niisugused ametinimetused nagu klaköörid, et siis ma mõtlesin, et ma olen nüüd see üles kutsutud kodanik, kes peab kõikidele nendele, kes eelnevast jutust midagi aru ei saanud, peaks nüüd selle väga lihtsa ja kaasavõetava kokkuvõtte tegema. Ma arvan, et ma sellele siiski ei küüni ja võib-olla mõned niisugused märksõnad siiski, mis mulle endale need erinevad jutud nii-öelda tekitasid ja mida ma tahaksin endaga nii-öelda kaasa võtta või siis edasi mõtelda. Võib-olla ma alustan Raul Rebasega ja lõpetan võib-olla Vahuriga, et mul on, see tekitas ka väikseid emotsioone, see esimene ots. Et see Rauli lause, et lugemine aitab teostada unistusi, mina tõlkisin seda natukese teistmoodi, et lugemine võrdub teadmisega ja teadmine võimaldab teostada unistusi. Samas tegelikult Kalle oma jutus Einsteini tsiteerides ütles, et unistus käib eespool teadmisest või tarkusest. Ja tegelik elu vist on ju see, et me kõik tõenäoliselt teame inimesi, kes võib-olla, kelle haridus ei ole kindlasti mitte doktorikraad või midagi sellist, aga nad on oma unistusi väga edukalt teostanud. Ma arvan, et see peaks andma kõigile jõudu, et nende unistuste täitmisega tegeleda. Vähemalt mind pani see niisugune konstruktsioon mõtlema. Ja Rauli jutust veel üks konstruktsioon, mida ma ise armastan aeg-ajalt ütelda, on see, et kui me midagi teha tahame, me võime kirjutada omale visiooni, eesmärgi, tegevused, siis eestlaste naturaalne ja põhiline omadus on kõige enne see, et leiame need asjad, miks me seda teha ei saa ja läheme kõik laiali. Iseenesest see on nagu poolel teel istuma jäämine selles mõttes, et kui me juba teame, mis meid takistavad, et miks me siis ei püüa leida lahendusi, kuidas nendest asjadest mööda minna ja tegelikult tulemust saavutada. Ehk alati on olulisem küsida, kuidas saab. See, kuidas ei saa, ei ole üldse nii-öelda teema. Kantsleri ettekande juurde siis pealkirjas oli ilusti, et visioon 2030 ja ma ootasin siis, et saame ilusa kirjelduse selle kohta, kuhu me oleme aastaks 2030 nii-öelda visiooni kontekstis jõudnud, sest visioon minu hinnangul on see staatus või seisund, kuhu me tahame jõuda mingisuguseks kindlaks ajaks. See, et kas me nimetame tänasel hetkel, et Eesti maa elab ja toidab, siis see minu arust on visiooni kontekstis nii-öelda slogani koht, mis läheb tavainimesele hästi palju korda ja on iseenesest oluline selleks, et visiooni mõista. Mis siiski rõõmu teeb selle asja juures on see, et see visioon, mida Maaeluministeerium küll pealkirjas kirjeldas, ei ole tegelikult kokku lepitud, ehk sisuliselt tundub, et aega veel on ja sellega peaks edasi tegelema. Esitasin endale küsimuse, et kas meie eesmärk on kogused, nagu sotsialistlikul ajal, 1 miljon kõlas igasugusel kujul, kas meie eesmärk on kvaliteet, roheline, süsinikuneutraalne või veel mingisugune on meie eesmärk nii-öelda teostusviis, mis siis võiks olla, või vorm nii-öelda nimetada, mis siis võiks olla näiteks digitaalne, teadmistepõhine või siis automatiseeritud, mis iganes. Et me tegelikult ei ole täna defineerinud ju mitte midagi selles valdkonnas, missugustele omadussõnadele me tahame, et meie nii-öelda tulevik vastaks. Aga midagi suurt on tulemas, et see on ka praegu selge. Kuigi selle suuruse juures lõi minus välja vana ametnik ja vana ametnik lööb välja nagu selles kontekstis, et Rahandusministeerium selleks, et teised ministeeriumid ei suudaks väga kergelt raha taotleda, muudab aeg-ajalt raha taotlemise nii-öelda viisi.
ja siis mõeldakse välja uus nii-öelda arengukavade komplekt, mida kõik ministeeriumid peaksid tegelikult tegema selleks, et ajada ministeeriumeid segadusse raha taotlemisele. Ja see on nüüd see teadmine ajab mind nagu segadusse selles osas, et kui tõsine see arengukava tegemise eesmärk tegelikult on, nii et see on niisugune väikene küsimärk minu peas jätkuvalt. Ministri ettekandest siis ma selgelt sain aru, et seal on niisugune jämedalt 3-4 suurt telge. Ma siis nimetan põllumajandus, tööstus, keskkond ja maaelu. Minister rääkis sellest, et Eesti põllumajanduse ressurss on väga suur ja kui me inimese kohta seda võrdleme teiste riikidega, siis tõesti on ja meile maad tõesti tundub palju, kuigi ma saan aru, et me oleme seda väga palju ka ära andnud nii-öelda metsale. Mis mind mõtlema paneb jälle selle väite juures on see, et meil on tõesti palju ressurssi, aga kui me põllumeestena näiteks tahaksime seda maad mingisugusel kujul kasutusele võtta, siis meil on tohutult palju piiranguid. Ükskõik, kas seal on tegu lendoravaga, kes on oma pesa teinud sinna, või on tegu siis turvasmuldadega, mis metaani loodusesse paiskab, kui teda nii-öelda harida, või on tegu minu pärast kraaviäärsete veekaitsevöönditega. Meil on rohkem piiranguid kui seda vabadust, seda sama ressurssi kasutusele võtta. Ja see tegelikult käis läbi ka üsna mitmest ettekandest hilisemast nii-öelda päeva teises pooles või sellest peale kohvipausi, et meil on ressurssi, meil on just nagu võimekust, aga me oleme ennast üsna paljudes kohtades kinni kirjutanud erinevate reeglitega. Ja see on tegelikult asi, mis häirib. Toon veel ühe näite lihtsalt, et te saaksite aru, kuidas ma mõtlen, kui me oleme olukorras, kus meil tõenäoliselt lähi 10 või 20 suureneb pensionäride osakaal ühiskonnas ja väheneb tegelikult töötavate inimeste arv, siis väike lihtne rehkendus ütleb, et kui meil väheneb töötajate arv, et näiteks kust me võtame traktoriste või võtame autojuhte, et autode kaalu meil suurendada ei lubata, tööaeg veokijuhtidel on väga täpselt reglementeeritud, et kust see efektiivsus tuleb, et kas me siis, mille arvelt või kust kohast, et mind sellised küsimused on viimasel ajal väga palju erutanud ja minu arust ei püüagi keegi nendele hetkel vastata. Ukraina muidugi võiks olla lahendus, aga see jälle ei meeldi Isamaa Liidule, et me tooksime sisse kedagi, et tegelikult pigem on parem siin nagu vaadata, kuidas meie mets nii-öelda mädaneb ja hapuks läheb, ülekantud tähenduses, aga me tegelikult tööd teha ei saa. Siis mis puudutab seda põllumajanduse lisandväärtust hektari kohta, siis esimene reaktsioon, kui me rääkisime unistustest, siis minul tekkis reaktsioon Hollandiga. Ja Holland iseenesest ühel hetkel ju muutis oma põllupidamise küllalt suures osas lillekasvatuseks. Ja lillekasvatus oma olemuselt on hektari tuluna väga suur. Kui keegi tähele pani, siis minister näitas tulukuse slaidi, kus Euroopa Liidu keskmine oli umbes 2300 eurot. Taani oli üle 4000 euro. Tabeli tipus oli Belgia 6800 euroga või 6500 ja Hollandit pildile ei mahtunud. Miks ma seda räägin, on jälle see koht, kus peaks nagu mõtlema, et mida Valdis ütles. Nüüd ma saan tsiteerida, et me oleme edukad seal, kus me oleme esimesed või kus keegi teine ei ole enne midagi teinud. Et seal, kus me püüame teisi jäljendada, meil tegelikult ei pruugi asjad nii hästi välja tulla. Et Holland oma lillekasvatusega kindlasti oli, ma arvan, omas valdkonnas esimene. Et tegelikult me peaksime sellist mingisugust lahendust otsima, aga lahendusi tõenäoliselt võib-olla on veel. Ja tootmise vastuoludest ma arvan, et siin ei ole väga palju mõtet rääkida, aga hästi levinud on niisugused klišeed, et me peaksime olema nutikad, tegema asju uuel moel ja nii edasi. Et siis praktiline elu minu arust on see, et kui ainult teaks, mis see uus vorm või meetod on, küll teeks. Et kõige hullem ongi selle asja juures see, et tegelikult neid lahendusi ei ole, aga me räägime mingisugusest kättesaamatust
unistusest, et kuidas ja millega me kõike seda teeksime ja lõpuks no seesama venelaste ütlemine, et aitimine ljudi ja puudu rabotat, et lõpuks see kehtib, et nii kaua, kui meil ei ole neid inimesi, kellega me seda saame teha, nii kaua me oleme tegelikult hädas. Maastikute ja keskkonna kontekstis ma arvan, et Eesti keskkond on päris hea ja Sivari ettekande kontekstis, mis rääkis toidust, ma tooksin selle teadmise uuesti lauale tagasi, et kui on mõõdetud toidu puhtust, siis Eesti toit on oma puhtuselt soomlaste järel kõrgel teisel kohal. Mille üle me kaebleme, on minu küsimus. Hästi tõsine niisugune teema, et meil on kogu aeg kõik nii must ja nii hull, et tegelikkuses on asi palju paremini. Ja kui vaadata siis neid erinevaid pilte, siis loomulikult on nii ilusaid pilte kui ka küsimärgistavaid pilte, et ükskõik, kuidas me vaatame, rullid, moonid, niidud, aiad, traditsioonid, jätkusuutlikkus ja nii edasi. Et tegelikkuses me jõuame sinnamaani, et väga paljud vaated tekitavad vastuolulisi tundeid. Ühelt poolt me tahame arengut ja teiselt poolt me tahame väga vana. Ja kui ma nüüd tulen Valdur Mikita ettekande juurde, siis mulle kangastuski mingi selline idee, et sõidame läbi metsa, seal taga on kõrgtehnoloogiline tehas, sõidame läbi järgmise metsa, seal taga on Vargamäe või midagi veel hullemat, et labidaga kraavi viskavad mehed, kes omavahel konkureerivad. Aga kõik see asi lõpuks ju on siis kasulik või kasumlik, kui me suudame selle lõpuks maha müüa, sest ega ilma rahata ei teki midagi. Et me tahame, et inimesed läheksid maale, aga tegelikult maal pole teed, pole tööd, pole mingisugust infrastruktuuri, et inimene lõpuks ikkagi võtab selle kurva muusikaga elamisväärse linnakeskkonna esitlemise video, mida Vahur meile siin näitas, et siis ta lõpuks vaatab, et aga seal on parem. Ja ta võib-olla läheb oma jalgrattaga ikkagi sinna linna sõitma, mitte maale. Ja tegelikkuses me saavutame vastupidise efekti, et lihtsalt veenda on väga keeruline. Et me peaksime üles leidma oma võimekuse, see on minu arust põhiküsimus. Et ma olen ammu ütelnud, kui ma teaks täpselt, mida ma võiks teha selleks, et rohkem teenida, siis ma tõenäoliselt ei peaks siin seisma või võiksin kuskil paremat tööd teha. Nii et moodne ja arhailine vaheldumisi või käsikäes võib olla täiesti asjakohane. Ja väga meeldis Mikita need lõpuslaidid, et see puuhaigus riidas ja Eesti märk uriinipleki kõrval on täiesti asjakohased võrdlused, et me tihti ei taha näha kõike seda, mis meie ümber tegelikult toimub. Ja kui nüüd selle peale kohvipausi võtta, siis minule jäid üsna mitmed niisugused märksõnad, ma arvan, et teil on see kõige paremini meeles, aga ikka iga ettekanne tekitab natukese inspiratsiooni. Ja minu inspiratsioon näiteks Tõnu Posti ettekandest kangastus sakslaste ja hollandlastega. Ja ma tahan seda üle kanda nüüd nii põllumeestele kui ka tööstustele. Nimelt sain kokku seal, ja see oli alles nüüd umbes 2 kuud tagasi, Saksamaa põllumajandustootjate või talunikega, kes üks nendest siis rääkis sellest, kuidas tema talu on nii väike, et ta ei tule enam üksinda toime. Ja et mis me siis tegime, et leppisime kokku 8 talunikku, et me paneme põhimõtteliselt leivad ühte kappi. No see tundub esimesel niisugusel lähenemisel hästi lihtne ülesanne, et paneme asjad kokku ja saamegi kõik efektiivsemalt tööd teha. Kuigi küsimus jääb ju alati selles, et minul peas tagus küsimus, et aga kuidas me tulu jagame?
kuidas me kulusid arvestame, et ühel on üks traktor, teisel on teine traktor, et kunagi, kui see on juba ühistu on ise majandav, siis on asi lihtne. Ja tegelikult seesama probleem minu arust on ka Eesti tööstustele, et kui me võtame, et need samad tööstused, jätkuvalt me räägime sellest, et meil on võib-olla töötlemisvõimsusi üle, kohati on puudu, reaalsuses on see, et kui kõik suudaks spetsialiseeruda, et siis võib-olla tõuseks ka see efektiivsus, millele minister näpuga näitas. Ehk meil on natukese puudu sellest, et me ei otsi lahendusi, on minu arvamus. Et meil on seesama, võib-olla ma ise muidugi olen nende hulgas, et Valdis ütles, et me peaksime hübriidide ajastul püüdma hübriididega nii-öelda kohaneda või neid ise tegema. See on seesama hübriidi tegemine. Et inglased ütlevad selle kohta public and private partnership, selle asja nimi on siis see, et me peaksime otsima neid vorme, kuidas seda asja nii-öelda teha nii, et kõigil oleks kasulik. Ja mitte ütlema seda, et loomulikult me oleme kõik nagu oma kaevikutes, igal ühel on oma sapöörilabidas, millega me oleme valmis kohe sellele nii-öelda vastu pead andma, kes vastu tuleb. Et see kõik ei ole ju tegelikult selle eesmärk. Meie konkurendid on tegelikult väljaspool Eestit. Me vaatame väga väikest pilti siin Eestis. Me vaatame naabri õue peale. Me vaatame seda, kuidas teises maakonnas läheb, aga tegelikult me konkureerime väljaspool Eestit. Nii et mul on 1 minut, et ma siis püüan siit kokku võtta. Ma tahaksin kokku võtta 2 sõnaga, et räägime rohkem omavahel. Ja mida ma mõtlen rääkimise all? Ma mõtlen seda, et võib-olla koos töötada saab mingisuguse sellise valemi järgi, et me hakkame mõtlema, kes kui palju mingisugust raha kuskile sisse paneb, kes kui palju nii-öelda on selle pealt teeninud, liidame kõik nii-öelda omavahel kokku ja püüame siis ka tulevikutulu niimoodi ära jagada. Ja võimalik, et me suudamegi kokku leppida, aga selleks on vaja esimene samm teha. Ja kui me seda sammu ei tee, siis ei juhtu mitte midagi. Ja nüüd see lubatud siis Vahuri niisugune tsiteerimine. Ma saan aru, et koda on kasvanud suuremaks ja ma olen ise natukese selle asja juures olnud. Vahur kirjutab alati iga niisuguse oma meili alla 2 sõna või 3 sõna koos töötamisest koostööni. Mind on see sõnapaar selles mõttes natukese nagu sundinud mõtlema, et mis oli enne seda, et kui pikk see rivi oli enne. Ma ei tea, kas sa ise oled selle peale mõtelnud, aga ma ütleks, et kõige enne oli vastustamine või oponeerimine inglise keeles. Siis on kadetsemine eestlaste hulgas. Peale kadetsemist tuleb konkureerimine. Peale konkureerimist tuleb koostöötamine. Ja peale koostöötamist võiks tulla koostöö. Ma tahan öelda, et me oleme saanud üle koera, aga vaja oleks üle koera saba saada. Aitäh!